tulemast tagasi meie lainele. Meil on hea meel siin olla. Nagu ikka. Ja meil 4. episood, jälle pool hooaega läbi. 4. episood ju. Ja niimoodi need hooajad lendavad nagu linnad. Tõesti, need lendavad nii siusse kogu aeg mööda. Ma ei... Varsti on isegi Kas elu lendab ka meist niimoodi mööda? Nagu? Ilmselt küll, jah. Elu lendab ka mööda. Ja, kas me teeme kogu aeg midagi? Jah, me kogu aeg teeme midagi. Ja varsti on Austraalia meil. Õudne. Õudne. Aga ei, Austraalia on varsti ja tulge siis Perthis veel veits on pileteid, et see on meil põhimõtteliselt sold out kohe varsti. Aga Sydneysse ja Gold Coasti on pileteid, nii et tulge. Jah, tulge või ärge tulge. Ise teate, meie tuleme igatahes. Meie tuleme. Aga Märta tegi viisa ära või? Minagi ei ole teinud veel. Well shit. Aga see tuleb suht ruttu ju. Sa tegid viisa ära või? No mul on vaja veel mingi viimane. No ühesõnaga sa ka mul on täidetud see ankeet, mul on lihtsalt vaja veel. Ma pean oma selle pulmatõendi panema, et vaata ma vahetasin nime vahetusest. Mis? Et kui sa oled nime vahetanud, siis nagu... Nagu kui sa oled elus nime vahetanud või? Jah. Miks? Sest et nad küsivad seda. No aga pane lihtsalt ei ja... aga ma olen ju. No jaa, aga mis vahet seal on? Kui Märten tegi viisat, ta pani ka, et ta ei ole kunagi kuritegelikult karistatud. Oota, ära seda sisse jätta, pärast keegi ütleb ja siis meil kuradi saa piirilt üle. Appikene, aga ei, selles mõttes, et kui sa lihtsalt, et nagu ma olen nime vahetanud. Kuidas nad seda küsivad, kas sa oled kunagi nime vahetanud? Küsid, kas sa oled abielus olnud? Et nagu, mis su suhte saatus on, kas sa oled single, divorced, bla, vaata, et siis noh, pead kui ma pulma selle saatma, aga ma pean ühes netist võtma selle, et ma on nagu... Aga selles suhtes, sul on dokumenti praeguse nimega, pane lihtsalt, et sa oled single ja see on su nimi, mis vahet seal on? Ega nad ei tule ju uurima, sa olid abielus, ei puutu üldse asja. Aga nagu näiteks, kui nad piiri peal guugeldavad mu nime, Kristine Suur või midagi, siis ta võib tulla ju, et mul oli Pärtel poeg. Kas sa tõesti arvad, et nad teeksid sükest asja? Ja Ameerikas guugeldavad ju piiri peal. Vahepeal nad ongi mingi aga see on su nimi ju. Selles suhtes. Jaa, aga need on mingi, aga sul oli ju teine nimi ka. Ma ei hakka riskima, ma ei oska. Okei, siis mina ei kavatse, nagu mina panen lihtsalt abielus ja ma pean siis ka abielu tõendi panema või? Just küll, jah. Ta küsib, kui sa täidad see ära, siis ta lõpus ütleb, et lisa nagu mingid PDF-failid juurde ja siis ta ütleb, mis... Ma isegi ei tea, kus me selle panime. Sest, et ta tahab passist ka, et kuigi sa paned oma passi numbrist, tahab, et sa teeks pildi ikka, vaata. Et ma peangi 2 asja, passi pildi ja selle lisama. Ma räägin, see on jube nagu... keberniit. Aga igatahes vaata, mida me kõikide jaoks teeme, et sest see aussi tulek nagu... Et see on ikkagi ettevõtmine. See on ettevõtmine ja asjade kokkupakkimine ja hästi pikalt lendamine. Issa me peaks neid lennupileteid ka ostma hakkama. Ja majutusi otsima. Me peaks tegelikult sellega tegelema ka, jah. No, aeg on. Tead, mis selle reisikorraldaja peame võtma, vaata, et last 4 piletit aussi. Lähme Brisbane'i, lendame tagasi Perthist ja last keegi tegeleb. Ma arvan, et me ise ei viitsi selle kellu sees ära tegelema. No samas, kui raskes võib-olla ikka viitsi vaadata, aga ikkagi, et keegi just vaatab meile kõige parema hinnaga, kõige paremad lennud. Märten raudselt viitsib. Ta ei taha raisata palju raha. Küll ta need kõige odama, kõige sitemad lennuajad. Ja 60 tundi lendame, vaata. Aga sääsime 30 €. Okei, las reisikorraldaja 2 juks vaata, sest Märten tõesti tahab raha säästa, aga nagu ma pigem maksan natuke rohkem ja lendan 10 tundi vähem, vaata. Ja, vaata, me lähme oktoobris Sri Lankale, on ju. Ja siis me lähme, meie, Tuuli, Margo ja Mart. Meie kõik ossime nagu normaalsed inimesed, nagu economy piletid. Mart oli mingi ei, mina seda ei soovi. Ja tema piletid läksid sama palju, kui meie 4 piletid kokku maksma. First classis, jah. Ma tean seda tunnet, mul on ka veits see vibe, et ma mõtlesin, kui nõme ma olen, kui ma upgrade ennast sinna businessi, siis olen mingi sorry. Tead, see business ja first class on 2 nii erinevat asja, sest tegelikult see business class, me ju sõitsime. Aga Sri Lanka, kas teil on pikk lend siis või? See on päris pikk lend, jah. Minu meelest see läks kuskilt, ma ei teagi, kust ausalt öeldes. Aga business, nagu first classi ma tõesti nii rikas ma nüüd ka pole, aga businessisse ma suht tihti, eriti ma upgrade'in lennujaamas, siis on nagu mitu tonni odavam ka vaata, et see mingi paar... Ja, aga see businessis sa ei saa ju midagi niivõrd erilist. Meie olime ju businessis, kui me läksime New Yorki. Noh, okei, natukene jalaruumi oli rohkem. Ei, sa saad full pikali magada esiteks.
sa lihtsalt jäid püsti magama, aga tegelikult sul on full flat voodi. Ei, see ei olnud businessis, see oligi first classis. Ei, kui me läksime, siis meil oli see mingi priority. Priority economy, aga business meil oli ju full see, tuuakse šampanjad, sa saad uhkemad toidud. Ei, mulle meeldib business, sa saad magada normaalselt. Ei, ma saan aru, et see on väga fun and games, aga ma ei tahtnud mitu tunni rohkem maksta sellest. See tundub nagu kuidagi nii overkill, et... Ei, no muidugi ja kui 2 piletit ka veel, siis on eriti kallis. Plus Mart on kirurg, et siis küll tal raha on. Ja, aga mulle meeldib ka, ma olen ikka, kui sa ikka business lennad, ma olen ka ikkagi ära hellitud. No Euroopa lennud, neid ma ei võta kunagi businessit ega first classi, sellepärast, et sellist, et sa oled lennuki esiotsa. See on täiesti aga kui see on suured lennud, siis ma ikkagi, kus ma lendasin, kui ma Miamisse lendasin üksinda, siis ma täpselt enne Alexat, kui ma hakkasin promo, vaata, ma tegin veel video, et lendan Miamisse, et kui ma maandun, et siis võiks sold out olla ja siis ma lendasin ka üksinda ja siis ma upgrade isin ennast, et siis ma mõtlesin, et tead, ma lendan üksinda ja treat yourself, ma tahan puhata ja ma mõtlesin selle Austraaliaga ka, et ja vaatasime, kuna me lendame, aga me lendame mingi 40 tundi, et ma mingid lennud tahaks küll businessis olla, et ma saaks nagu välja puhata, sest et see on nagu 36 tundi, no ütleme, et 31 või 36 tundi oli enam-vähem need lennupikkused, et ma tahaks mingi hetk ikkagi, muidu ma olen nii tõre ja ma ei ole fun, kui ma ei saa magada vaata. Jah, seda me ei taha. No võtti nii, et... Aga siis sina lähed first classi ja siis hakkad meile jooke. Aga siis mina saan teie juurde sinna. Vaesed. Tood meile mingi pakiga neid pähkleid, viskad põlastusega, võtke siis. Piinlik teaga siin. Ei, tegelikult vaatab, aga ma siin praegu arvan, vaata, kuidas mu rahaliselt on, et kui mul on, siis ma ikka upgrade mingi hetk ennast kuskil. Oleneb palju need maksavad ka. Mul on hea meel, et te saite nüüd kõik kursis olla meie lennukipileti juttudega. Ja uhke mingi see, me võime selle vahvad ka välja lägeda. Ei, las olla. Aga lähme sponsorite juurde ja kirjade juurde, et noh, et meil siin mingid tõuse mõõna pole väga olnud, et sul on reis, ma usun, et see oli tore tõus. Jah. Mõõn, ma ei tea, mul lihtsalt võib-olla mul lihtsalt praegu on see, et mis me enne võib rääkisime, mul võib-olla lihtsalt vaja teha ja mingi see tagasi see uus kooliaasta või need õppeaasta see, et lihtsalt vaja natuke natuke organiseerida, mingi shoppingut teha, et see on nagu okei, aga lihtsalt see mõte, et ma pean minema tegema ja möllama. Pettumus on ka see, et suvi on full läbi ja ma vaatasin ilma teadet ja oligi see 2 nädalat või nädal oli suve ja see oli kõik. Tegelikult meil oli natuke rohkem, et 2-3 nädalat oli palavat. Jah, aga see oli ka kõik. See oli kõik, aga ma tead, praeguse hetkes ma isegi ei virise, et vähemalt oli sedagi. No mina ikka virisin. Mu kõht hakkas nii valutama. Ma ei tea, aga ühesõnaga, et... You're poisoned. See oli praegu mingi täitsa haiged hääl. Appikene, see oli crazy. Situd täis ennast. Aga... ma ei tea, oota. Veits kriitin. Miks kuradi podcast see on? Okei, vist on fine praegu. Mul on vahet riidud ka. Jällegi just kultuuripodcast, salajutud, tere tulemast. Et see suvi kuidagi on läbi, aga tead, sügisel on ka nii palju tegemist, et on ka Austraalias, toob kohe Alexela ja siis on põhimõtteliselt juba jõulud ja nii, et niimoodi see aasta läheb meil. Jah. Aga sponsorid siis Spin, meie saate peasponsor, aitäh teile ja keep on going ja näeme järgmine hooaega. Wink. Loomulikult Magda Beauty, kus saab siis neid eelmises episoodis mainitud tirr-jumekaid ja igasugust meiki, igasugust kodukraami tegelikult. Mulle täiega meeldivad need kodulõhnastajad. Mis sinu need Magda Beauty, need must have tooted on? No vaata, ma ükskord ütlesin ka see K18 kuiv šampoon, Air Dry, mis selle nimi on. Siis mulle meeldib see Sisters Aroma dušikeel täiega, vaata sa andsid eelmine kord. Siis ma mõtlesin, et kurat, ma ei ole seda kollast isegi nuusutanud, aga see roosa on juba nii hea. Ja need mõlemad on ja Sisters Aroma ongi kodulõhnastajad ja dušikeelid on väga head. Siis see tirr on hea. Siis on, mis mul veel Magdast väga meeldib, mulle meeldivad need Trihati kehakoorjad. Siis mul on Magdast nii palju mingi lemmikuid tooted, et nagu, pluss meil on enda see salajuttude lemmik see kategooriaga, et sealt näete ka kõike, mis meile meeldib. Jah, et kasutage koodi salajutud ja kütke, aga siis on meil Peninuki ja Peninukil on nagu ikka meie kokteilid, kes saab veel tellida, loomulikult ka teisi džinne. Ja et kuna see kokteil on ka nii-öelda limiteeritud kogus, et siis... Kes SMS? Jah, et nagu praegu selle... Pomelo, aga inimesed, kas tuleb veel, aga ei tule. Me rääksime, et see limiteeritud kogu, sest Pomelo hooaeg on läbi, et see valmis kokteil on ka siis ju kirevilja ja vaniljaga, et ma usun, et see on niuke inimestel väga meeldib see.
ja et nii, et siis kindlasti, aga meie seda esimest originaalginni, seda ananassiga, seda on ja see ka inimestele väga meeldib, et see on väga hea, nii et jooge terviseks. Jooge terviseks ja jooge mõistlikkuse piires ja muidugi neil on ju muud asjad ka, et näiteks kui me Perinukki kirjutasid, et kui mingi mehele kinkida, see Forest Gin on väga hea, ega sa seda oled ju olnud. Ja Seaside on ikka ilus sinine. Ja Seaside'i ma olen ju olnud. Ja Seaside on hea, nii et salajutud sooduskood ja Perinukki lähel. Just, ja siis vana ja hea ulakas kaunitar, kus on loomulikult jälle sooduskood, salajutud, saate seal osta lelo, saate osta libestit, saate osta need uusi tooteid. Ehk siis siin ongi, mul on see tühised seest, aga et siin on see kreem, intiimpiirkonna kreem ja siis neil on ka kooria, need on väga head ja siis mallusaineid vibreerivaid keele ja neil on hästi palju erinevaid seal libesteid asju, nii et soovitan üle vaadata. Kütke, andke kuuma. Ja meile meeldis ja andsime kuuma. Ja sooduskood salajutud kehtib ka. Ja siis Mediron. Vana hea Mediron. Ikka see hagi. Vana hea hagi, sellel on... Neil on veel lillad ka. Minul ongi lillad kodus. Ja mul on ka lillad kodus. Et seda oranži ma pole isegi nagu proovinud, aga need lillad, lilla oli, kas see oli lavendli? Ühesõnaga, lilla oli väga. See on siuke, honey ja apelsin lõhn. Aga see lilla mulle väga meeldis. Jah, mina fännan neid kreeme, kätekreeme ja jalakreeme, nii et ühesõnaga Medironis saab tegelikult ka kõik asju, et Kristina lemmiku ja ka tegelikult minu lemmikuid, need Ocean Breeze pesulehed ja need lõhnakuulikesed. Ja vannipalle ma ostan ka Kelanile kogu aeg. Nagu, sest et ta ei ole nõus ilma vannipaljeta vanni minema, nii et ma lihtsalt ostan mingi suure selle koguse lihtsalt neid ja siis iga õhtu peab minema tüks, muidu ta ei ole nõus. Jah. Ja kasutage sooduskoodi salajutud, saate jälle soodsamalt. Jep, aga võta siis esimene kiri. No nii, kadunud stringid. Tere Malju ja Kristina. Pean tunnistama, et ma olen ka üks nendest, kes varem teie tegemistest eriti midagi ei arvanud. Ükskord tööl otsustasin, et kuulen midagi taustaks, et päev kiiremini mööduks. Podcastit tundusid hea mõte, aga miski väga ei kõnetanud. Siis märkasin, et teie podcast on top 1. Mõtlesin, no olgu, proovin ära. Nüüd olen hooked. Vaatke tore, et me seal top 1 oleme. Ilutseme seal esimesel kohal. Noorena elasin ma tilukeses Kolkakülas, kus rahvast oli suhteliselt vähe. Sõbrannaks sattus mulle naabritüdruk. Ütleme nii, et kui meil oleks olnud rohkem valikuid, siis me ilmselt poleks olnud sõbrad. Aga oli, mis oli ja pidi hakkama saama sellega. Mingi hetk hakkasime märkama, et mu stringe jääb aina vähemaks. Mitte, et mul nüüd mega suur kollektsioon oleks olnud, aga vähemaks neid jäi. Mõtlesin, et küllap on tegu pesumasina efektiga, nagu sokkidega, et 2 läheb sisse, 1 tuleb välja. Lisaks mainin, et oma intiimpesu kuivatasin ma toas, kuna õues tundus nende kuivatamine veits imelik. Aga siis tuli päev, viskan pilgu naabri pesunööridele ja mida ma näen. Seal lehvivad päikese käes minu stringid. Mitte niisama sarnased, vaid ikka täpselt need samad. Need oli umbes 6-10 paari. Koputasin naabritüdruku uksele ja küsisin viisakalt, et mis see nüüd tähendab. Temaga olevat endale kõik täpselt samasugused stringid ostnud. Tead, ma ei hakanud seal palju tõmblema. Mõtlesin, et kui inimene tahab kanda mitu numbrit väiksemaid, mina S, XS ja tema XXL, kantud stringe ja veel selle juures teeselda, et need on tema ostetud, las siis olla. Äkki tal oli neid nii väga vaja. Aga mulle siiani mahub pähe 3 asja. Kuidas ta mu stringid sai, kuidas keegi saab vabatahtlikult jalga panna teiste kantud pesu ja kuidas need stringid talle üldse jalga mahtusid. Tagasi ma neid muidugi ei tahtnud, aga edaspidi hoidsin oma stringidel paremini silma peal. Olge tublid. No, ma ei kujuta ette küll, et ma mingi kellegi kantud stringe kannaks. Ja nagu ma kujutan ette, et kui ta need jalga tõmbas, tal võis mingi vereringe kadus ära vaata. Ja jalad tõmbavad lillaks. Võib-olla tõesti vaatasid, et ta nagu võib-olla imetlesid, et vaatasid nagu nii fun ja sul on mingi kannad stringe. Ma mäletan, kui mina oma esimesed stringid sain ka poes, siis minul üks sõbranna kandis ja siis ma läksin mu emaga pesu ostma ja siis ma alati võtsin trussikuid ja siis ma tahtsin stringe. Ja siis mu ema oli mingi, mis asja, mis aastast stringi kannas. Ma ei tea, et ma tahan vaata. Ma tapan ennast ära päeval, kui mu Mari ütleb mulle, ma tahan stringe. Kellele sa neid näidata tahan? Nii õudne. Aga ma saan aru, et... stringe ju? No ei jaa, aga lapsele ei tahaks nagu. Aga ma olin 13, kui ma küsisin oma esimesed stringid. Ma kõige esimesed minu sain oma tadilt ikkagi kunagi. Siis ma panin tagurpidi ja siis ta oli mingi käineke ja teistpidi mokad. Aga ei jah, et
ma ei tea, stringidega mugavam ka. Minu meelest ei ole. Ma just üks päev kurtsin Märtenile, et ma peaks rohkem endale neid vanamutikaid ostma, et nüüd me oleme abielus, mul ei ole siin mingit vaja siin tilu lillutada. Aga mul on vist üks paar mitte stringe kodus. Ma ei tea, kõik on nagu need stringi lõikega, aga mõnikord tahaks lihtsalt trussikut jalga tõmmata. Ma ikka, kui change'is mul on niimoodi, et ma võtan, mul ongi ka see, et no enamasti ma kannan stringe, näiteks kui mingi päevad on või mingi vahepeal tahad lihtsalt mingi, tõmbad lihtsalt nagu mingi, kui ma kodus olen ka, et ma lihtsalt mingi suure pluus selga eest mingid mugavad trussad jalga. Et mul on change'ist on hästi head nagu need, mis mul on stringe ka, aga neil on, vaata see on see igapäevapesu, mis neil on, et sealt on nagu neid tavalõikega ka, et ma ikkagi kannan. Praegu mul on ka Skimsi aluspüks, mis on nagu bokserid, niisugused mingi tavalõikid. Mul on ikka mõlemat, et sest, aga siis samas mul on nüüd, mul on esimene sahtel, kui mul on kodus, mul on esimene sahtel, kus on nagu aluspesu ja siis teine sahtel, kus mul on nagu change'ist on nagu kõik rinnahoided ja siis nendele matchiv nagu aluspesu ka seal rinnahoide sees nii-öelda või seal korvi sees ja siis need on kõik stringid, et siis nagu neid ma hoian, kui mul on mingi date night, see on seksikas pesu, aga igapäevas kannan mingit asju, random mingi tavalisi trussasi vaata. No vot, minul on ka vaja siis change'i minna endale trussikuid ostma minna, aga kirja juurde ma mõtlen, et ma arvan, et tõesti ta fännas sind ja toetasid. Võib-olla tal ei olnud lihtsalt on ju ja noorena tundub ju see väga oluline, et kui kellelgi teisel on, siis sa tahaks ka ja vaata noored lapsed on lollid tegelikult, nad ei saa võib-olla aru, et kui sa võtad kellegi omad ära, ma saaks aru üks paar, et võib-olla juhtub, et on sama, aga 6 paari, lapse lollus. Täpselt ja kui te ütlesite, et kuskil maakohas ja ärkil, võib-olla teil on seda raha ka niimoodi ja et või nagu julgenud oma emale öelda või mis iganes, kui on stringe, et jah, võib-olla tõesti. Et anna tal andeks ja ma arvan, et ta niigi piinles, kui ta tõmbas nädala mingi 5 numbrit väiksemad aluspüksid. Just. No nii, kas peaksin kõrvalt panema? Tere neiud, olen oma kaaslasega olnud aastaid koos. Olime teineteise esimesed nii armastuses kui ka voodis. Suhe on hea ja aus, selline, mida paljud isegi ei leia. Hiljuti käisin sõbrannadega väljas, hakkasin nad uurima, et kas tõesti olengi ainult ühe mehega olnud, et kas ma polegi kunagi tahtmist olnud kõrvalt panna. Et ma ei tea ju, millest ilma jään, kui pole teise varda otsas istunud. Ausalt, mul pole kunagi sellist mõtet peas olnud. Aga see jutt jäi kummitama. Rääksin ka mehega sellest. Tema ütles otse, et tal pole kunagi olnud tahtmist kõrvalt proovida. Lõpuks on ju ikka kõik sama asi, lihtsalt natuke teises pakendis. Ja kui sul juba on keegi, kellega kõik toimib, siis milleks seda riskida? Äkki me lihtsalt ongi vedanud. Kuid kas on üldse tänapäeval võimalik olla terve elu ühe inimesega ja mitte mõelda, et tahaks midagi muud proovida? Või see on lihtsalt meie põlvkonna tänapäeva teema, et igal pool tundub, et äkki kuskil on veel parem. Lõpuks saan aru, et kui nõme oli sõbrannade käitumine, milleks üldse õhutada teist inimest petma või kahtlema suhtes, mis toimib. Igad juhul ma ei usu, et rohi on rohelisem teise mehe bokserites. Ootan huviga, mis teil selle peale öelda on. No see on tõesti veits imelik. Kui teil on kõik hästi. Jah, et ma saan aru sellest, et nagu sõbrannadega arutad, et oma God, sa oled ainult ühe mehega seksinud, et see teema võib nagu tulla, aga ma ei kujuta ette, et ma ütleksin, aga mine ikka üle aisa lööma. Ja, mis mõttes sa pole mõelnud petta? Jah, hakka kohe mõtlema jaaga. Teise varda otsa. Okei, nagu ausalt, et kui sul kõik toimib ja teil on nagu tore ja sul oli see üks mees ja teil nagu on hästi, siis see on just super hea. Ja ma soovitan lihtsalt seda hinnata, sest enamasti me kolistame mööda ämbreid, et leida siis see üks tore inimene, kellega mul on hea. Mul oleks võinud ka olla niimoodi, et ma esimene inimene, kellega on, kõik klapib, kõik on hästi ja ei, ma kolistan mööda ämbreid, nii et ära isegi kuula, nad on kadedad lihtsalt, sest nad on hoorad. Libod. Kus nüüd ütles, aga ei, ma mõtlen ka, et isegi kui sa oleksid olnud ära räägitud ja mõtleks, et okei, ma lähen siis kellegi teisega kuskil, ma ei tea, otsid baarist või klubist nagu konkreetselt ma olen täiesti kindel, et see oleks kõige kohutavam seksu elus ja siis sa kahetseksid kohutavalt seda, nii et ma arvan, et kui juba on hästi, don't fix what's not broken nagu öeldakse. Ja kuna nüüd ma olen Telliskivist palju aru saanud, et meil on tegelikult väga palju meeskuulajaid nüüd, siis sorry, ma selle mikropeenisega, ma järgis volfuga. Et sa leiad paarist mikropeenis ei tähenda, et see nüüd elu lõpp on, aga kui sul on oma hea suhte sellepärast. Hea ja siis oma hea suhte sellepärast lõpetanud, siis see ikkagi, ma arvan, et see hitib differently ja pigem on see, et ole lihtsalt õnnelik, et sul nii hästi läks. Ja muidugi see on ju loomulik, et kui sa oled liiga et kui sa oled pikalt suhtes olnud ja mõelnud, et äkki on muru rohelisem, äkki ikkagi peaks vaatama, mis veel elu pakub, ei. Usu mind, ei. It's horrible out there. Sa arvad, et mul on see nagu, vaata minu pealt, kui keegi mõtleb, et on hea suhtes ja see on igav, või et kuidagi, et nagu sul on hea suhe, aga äkki ikkagi on kuskil lõbusam. See on lihtsalt meie see tänapäeva see, et nagu
need kohtingu äppid ja niimoodi, et sa kogu aeg nagu saibid ja siis mõtled, et äkki järgmine tuleb nagu parem või kuidagi see lihtsalt see ühiskond, see kohtingu äppid on ära rikkunud, et tegelikult kui sul on hea suhe ja kõik toimib, siis vahet ei ole, kas enne teda oli keegi või olnud keegi, kui praegu toimib, siis go for it. Ja sõbrannad saada persse. Saada persse, jah. Ma olen tõesti kadedad, sest et kes ei tahaks leida nagu esimese korraga mingit head meest, kellega forever koos olla. Et ei ole nagu inimesi, kes on mingi, ma olen temaga nussinud. Jah, nii et see oleks ju super. Ja. No nii, nimetis sõrmekangelane. Hei, kirjutan teile enda elust ühe loo, mis on minu meelest väga õpetlik. See juhtus paar aastat tagasi. Mina ja mu elukaaslane olime 5 aastat koos olnud, mõlemad napilt üle 20 ja meie voodielu ei erinenud Nunna kloostrist just eriti palju. Olime kõike proovinud, aga asjata. Noor inimene ilma seksita, tabasin ennast tihti mõttelt, et naabriaias on see muru ikka palju rohelisem. No näed. Kõigil on mingi naabrimuru. Sellel keerulisel ajal sai elukaaslane tööpakkumise välisriiki, kus pidi veetma järjest pool aastat. Pakkumine oli hea ja raha veel parem ning ega pikalt ei mõelnudki, kui ta juba lennukile istus ning minema sõitis. Tegime elukaaslasega kokkuleppe, et proovime sellel ajal kedagi teist, äkki päästab see meie voodielu. Mõeldud tehtud, tõmbasin aga Tinderi telefoni ja hakkasin tinderdama. Ei läinud päevagi mööda, kui enam-vähem välimusega 28-aastane mees mulle mesimagusat juttu ajama hakkas. Ütlesin talle ka, et olen tegelikult suhtes ja otsin ainult ühte asja. Tema muidugi sellega nõus. Ja ega me muust ei lobisenudki kui ainult seksist. Uuris veel põhjalikult, kuidas ja mis mulle meeldib ning millega ma kohe üldse nõus ei oleks. Rääkis oma suurest riistvarast ja kinkidest. Naisi niimoodi rahuldada, et nad pärast isegi ei räägi. Naiivne ja kiimas, nagu ma olin, mul hakkasid muidugi liblikad kõhus lendama ja jalad all värisema. Seadsin sammud teisele poole Eestit selle mehe juurde. Kohale jõudes ei oodanud mind mitte maakoor kosmirüütel, vaid hoopis nimetis sõrmekangelane. Tema jutt alguses 30 minuti raundist muutus kiiresti hoopis 3 minuti raundiks. Hiljem süüdistas ta mind selles, et ma olevat liiga tihke ja ta ei suutnud vastu panna. Teesklesin enda orgasmikes ära ja tegin hommikul kell 6, kui alkomeeter lõpuks 0 näitas kiiresti sääred, nii kiiresti kui võimalik. Tagasi teele jõudnud naiivselt ennast ära naerda. Ja sain kohe aru, et enda musu on ikka maailma parim. Elukaaslasega oleme siiani koos ja nüüd mürame nagu loomad. Kohe üldse ei kadesta neid naiivseid naisi, kes teevad selle saatusliku vea ja tema profiilil paremale swipe'ivad. Suur aitäh sellele nimetis sõrmekangelasele, et minu suhte päästis ja suur aitäh ka teile imelise podcasti eest. No vot, ei ole see muru rohelisem, nii et sellele eelmisele kirjale. Vaata, tema sai õnneks mehelt loa, et tavai vaatame. Aga näed, ta sai kohe aru, et ma arvan, et huvitav, kas ta siis rääkis oma mehele sellest kogemusest? Ja huvitav, kas mehel oli ka siis mingi kogemus? Ma arvan, et see toimib ainult siis, kui mõlemad ei räägi, sest et kui sa räägid, siis minul oleks, et ma jääks mõtlema, et nagu, ma arvan, et see toimib ainult siis, kui ta ei räägi sellest, et ta mingi tavai, lähme teeme mõned omad asja, tuleme koju, aga nagu Oh my god, I could never. See tundub nii. I could never ka, ma olen liiga armukada inimesele jaoks. Ja, ma mingi hustis. Kes see naine oli? Ja ei saa vaata, siis mis ta nimi oli. Sa mõtled tema peale praegu? Ja. Või see on see, et räägid taga. Nagu näiteks räägid seda telefonis, ma ka räägid oma naisega. Okei, cool, aga räägid selle naisega. Ei, ma ei suudaks, ma läheks liiga hulluks. Lihtsalt ei ole. Mõni inimene on selline, kes suudab, mina ei suuda. I'm sorry, ma ka ei suuda. Aga kui sa suudad, siis good for you ja tore, kui selline halb kogemus suhte päästis. Jah, sest et nüüd mürate nagu loomad ja ei tee teist nägugi. Mõtle, kui ta oleks laiali läinud selle pärast. Ja siis sa avastad ja sa üldse sõidad mingi teisele poole Eesti otsa, saad sellise kogemus. Mussi saad, et mees võiks ikka tulla. Ja, aga sa võib-olla ei tahtnud enda koju vaata. Ja muidu lähe ära pärast. Ja pluss ongi see, et nagu seal ikkagi see tema ja mehe ühine kodu, et siis sinna nagu ei kutsu vaata. Hotelli pigem, jah. See tundub siuke hea seksi kohtumise koht. Jah, see tundub nagu neutraalne koht, et mõlemad saad põgeneda ja ei ole kellegi nagu. Ja mees oleks pidanud ikkagi siia linna tulema. Ja võtma selle hotelli. Ja, oma pikkade näppudega. Tere, Kristina ja Malju. Kuulan teid juba ammu ja ausalt olete nagu mu parimad sõbrannad, kellega koos vannitoas veini juua ja samal ajal rääkida. Kõigest. Ühes või kõigist episoodides käib jutt seksist ja ma pean lihtsalt teid küsima, et mis värk sellega on, et meestel ei tõuse esimesel korral. Okei, kui see oleks juhtunud korra, siis ma mõtleks, et juhtub parimatelgi. Aga kui see on juhtunud korduvalt erinevate meestega ja kõik muu eelnev on olnud täiesti filmivääriline, suudlused, puudutused ja silmside nagu romantilised Netflixi seriaalidraamas,
siis miks on see üks oluline härra järsku mängust, siis miks see üks oluline härra järsku mängust välja astub? Kas see on pigem närvidasi, kas see on performance anxiety või lihtsalt mingi salajane mehe ajukeem, millest meie naised aru ei saa? Kui mu sõbranna kuulis mu kogemust, siis ta lihtsalt keetas õlgu. Tal pole midagi sellist juhtunud. Ja kas mina olen mingi peenis ja paanikapäästik? Ja teine küsimus, mis mind vaevab ja vahel ka veidi solvab. Kas ma tõesti olen issanda poolt õnnistatud ainult 2 sekundi meestega või olen ma lihtsalt nii kuum, et nende kehad ütlevad, sorry, ma rohkem ei suuda vastu pidada, tšau paka. Mis kõige naljakam, ühe sellise mehega juhtus nii, et seksisime uuesti mõned minutid hiljem, kui ta oli ennast veidi kogunud ja tulemus täpselt sama, 2 sekundit ja kõik. Ehk nagu, kas mul on midagi häda? Kas mul on midagi häbe? Kas mul on häbe? Kas mul on häda või see on hoopis au? Mul on nii palju küsimusi, aga kahjuks pole mu öökapi sahtlis vastuse raamatut. Loodan, et ehk teil või kuulajatel on kallid. Üks segaduses, aga endiselt väga seksikas kuulaja. Noh, ma ei oska öelda, et meestel esimene kord ei tõuseks. Ma ei tea, aga mul on ainult ühe korra olnud seda. Seda on nagu ühe. Ei, mul on olnud elus seda olukorda, kus inimesele tõuse, aga noh, seal oli probleemiks selles, et ta oli väga palju tupsu teinud. No, ja. Obviously. See on väga loogiline, aga mul on olnud ühe korra olnud ühe mehega selline see. Ja siis ta ütles, et tema liiga palju jooki joonud. Jah, aga ma arvan, et meestel on väga palju erinevaid põhjuseid, miks sükka asi võib juhtuda, et vabalt võib ka olla närvidest. Jah, et kui sa oledki liiga ilus, vaata. Et siis... Ja, pinge on peal. Oota, et sul on profiilipilt. Väga ilus naine oled tõesti. No. Väga... Siis pole ime, et kõik need 2 sekundi vennad. Ja, norm perse. Nagu pervert. Sa tõesti oled pervert. Ei, aga nagu ilus keha ja nagu ilus naine. Näita siis. Ise alles rääkisime, et ei, me ei vaata mitte midagi ja meid ei huvita, kes te olete, aga vahepeal, kui te räägite... Ei, nagu praegu sa ütled, et kas ma olen liiga ilus, et noh, siis ma vaatan, kuna sa oled profiilipildi, sul on profiilipilt siin meilis, et siis ma vaatan, aga see võib olla tõesti, et sa oled ilus ja meestel on nagu närvid või siis, ma ei tea, mis siin kiri oli, keegi ütles, et liiga tihke, et selle pärast vaata, äkki sa oled liiga tihke ja meestel ei... Ma ei tea, mulle tundub, et... Oledki liiga hea. Ja, mõtle niimoodi. Sa oled seksis liiga hea. Jah, see ei ole sinu süü. Jah, nii et ma ei tea, kui vana sa ka oled. Et võib-olla see pildid... 20. Jah, et võib-olla sa seksid liiga noorte meestega, kes ei ole veel õppinud oma madu taltsutama. Lohet taltsutama. Jah, ei oska nagu aidata selles, sest et mul ei ole ka nagu sellist olukorda niimoodi olnud, et... Aga ma kujutan ette, kui frustreeriv see on, et noh, ise tahaks ka ju seksi saada. Ja siis mis sa teed selle 2 sekundiga mitte midagi? Täpselt. Jäädki sinna vedelema. Ja eriti, kui sa ütlesid, et nagu ta paar minutit hiljem proovisid uuesti, et siis peaks ju rohkem. Jaa. Ma ei tea. No, mulle tundubki, et noor kutt kuidagi selle järgi. Nii et hakka vanameestega ainult seksima. On minu soovitus. Vanameestega. No nii. Tere, Malju ja Kristina. Minu salajutu tausta infoks siis nii palju, et tulen pigem karmimast perest. Enne 18. eluaastat ei tohtinud ma rääkida, kohtuda ega suhelda ühegi noormehega. Mingit koos ööbimisest või enda juurde kutsumisest ei olnud juttugi. Ja ei, me ei olnud isegi mitte usklikud. Aga teate ju küll, ühel 15-aastasel neil hormoonid ikka täiega möllavad ja nii juhtuski, et tutvusin ühe omaealise poisiga. Kuna kummalgi poolt kohta, kus me saaks koos olla, siis möödusid kõik meie kohtingud kuskil avalikus ruumis. Nii me siis lihtsalt hängisime. Kord pargis, kord kaubanduskeskuses ja nii edasi. Ja mingi hetk muutus ka meie suhe intiimsemaks. Ühel päeval tuli tal hiilgav idee. Lähme riidepoodi, proovikabiini. Ma olin segaduses, aga samas miks mitte. Parem ju ikka, kui puukidega põõsas asjatada. Ja järsku me olime seal kahekesti seal kitsas kabiinis kardin ees. Tema hakkas lähenema ja mina viisaka neiuna läksin vooluga kaasa. Asjatasime seal omajagu aega, kui järsku kuulen mingi naise häält. Mida te seal teete? Mis seal toimub? Olime vait, täielik tardumus. Ma isegi ei hinganud. Juhuslikult vaatasin peeglisse ja nägin, et üks poetöötaja vaatab läbi kardina ääre jäänud vahekabiini sisse. Hetk hiljem kostus, tulge kohe välja või ma kutsun turvamehe. Mu süda lihtsalt peksis. Ainuke mõte peas oli, et kuidas ma siit välja saan nii, et keegi mind ei näe. Või noh, veelgi parem, tapke mind siin samas. Aga turvameest ka ei tahtnud, jumala eest, äkki helistavad veel mu vanematele. Niisiis me jalutasime kabiinist välja mööda rahvast täis müügisaali. Mina ei tõstnud kordagi pilku, vaatasin maha ja lootsin, et olen nähtamatu. Poiss, tema oli täiesti chill. Lausa nii chill, et tegi uue ettepaneku.
äkki lähme WC-sse. No sorry, ei. Mingil imelisel kombel suutsin ma sellest keelduda ja õnneks üsna kiiresti lõpetasin ka kogu suhtluse temaga. Aga teate mis? 10 aastat on möödas ja ma ei ole siiani julgenud sinna riidepoodi tagasi minna. Ma olen veendunud, et minu nägu on kuskile kassa äärde kleebitud ja kui ma sinna poodi sisse astun, siis kõik vaatavad mind ja teavad, et ma olen see tüdruk proovikabiinist. Ja kui nüüd tagantjärgi mõelda, siis võib-olla ei peaks vanemad oma lastega nii äärmuslikud olema. Kui kogu maailm on keelatud, siis hakkadki seda maailma salaja ja rumalalt avastama. Loodan, et ise kunagi lapsi saades saavutan nendega avatud suhtluse ja nad saavad elu avastada turvaliselt pehmete linade vahel. Piinlikkusega tüdruk proovikabiinist. No ma nõustun ka sellega, et kui sa oled nagu liiga range, siis lapsed leiavad nagu mingi mooduse, kuidas sneakida aroundi. Samas see proovikabiin tundub mulle nagu, seal on lihtsalt kardin vahel, see kõik kuulda ju. No tõesti. Et oleneb küll poe ehitusest, aga mulle tundub see kuidagi... Ma olen kunagi Seppele proovikabiinis ostnud talle nabaneeti teha, nii et nagu selles mõttes, et noored ei mõtle ajuga nagu. Seda küll, jah. Samas ma ei saa sellest poetöötajast ka aru, et kui sa juba tead, et keegi seal seksib, lase siis lõpuni olla neid. Samas ei ju. Mis see sind häirib? Või? No ma ei tea, häirib, kui ma tahan tööd teha, mingi tatid nussivad seal. Ma võtan siis järgmise kirja. No võta. Vanus. See pikk paus oli väga dramaatiline. See on väga dramaatiline ongi. Nii. Kuulan siit ühte episoodi ja omavahel arutate, mis vanuses see Kristine õige võiks olla. Tahan siinkohal oma 5 kopikat lisada. Tunnen end Kristine jutudes väga ära. Olin ka pikalt nii-öelda otsingutel. Pikad valalise perioodid mitmete südame murdumiste vahel ja nii edasi. Ma olen alati olnud tõmme nooremate meeste poole. Ei leian, et see on nokk. Igal ühel oma. Mul on just oma vanused või vanemad väkk olnud, nagu vanamehed. Nii ma siis otsisin ja katsetasin ja veetsin samuti parimad peod Tartu baarides ja nende sulgemised kunagi pidu ei peatanud. See selleks. Palju paralleele saaks tõmmata, aga siis saabuski mu see päris õige. 7 aastat noorem, toona mina olin 32 ja tema 25. Ja no iga aastaga läheb armastus suuremaks. Elan koos oma parima sõbraga, oma elu armastusega, oma inimesega, kellega me mõistame teineteist siin ilmas kõige paremini. See on nimeline tunne olla koos selle õigega. Ja oi, kuidas ma olin usku kaotamas, et see ei saabugi kunagi. Aga üks lause, mis mind kandis ja toetas nendel otsimiste aegadel, mu üks armas sõber ütles, et sa ei peagi kõigile meeldima. Piisab vaid ühest inimesest, kelle jaoks sa oled täiuslik, juba sellisena, kes oled. Ma ei tea, mind aitas see lause ja võttis nagu pressure'i vähemaks ja andis hingamisruumi. Ja selle õige leidsin ühelt teistmoodi ürituselt, kus natuke pikemalt ühiselt aega veedeti ja oli ruumi erinevate inimestega rohkem tuttavaks saada. Aga edu igatahes teile mõlemale. Armastuse mull. Öelnud siis, kus see üritus on, kus neid mehi leitakse? Miks see Kristinale ei taha öelda seda? Kusjuures mul on praegu täiega see vaib, et mul oli, et viimasel, kui mind tulevad nagu, ikkagi, ma ei tea, mis viimase mingi kuu jooksul ikka sepitakse korralikult. Ja korralikult. No korralikult sepitakse, kõik on päris cute, kõik on chill, aga siis oli just nüüd hiljuti oli see olukord üks väga cute kutt, me rääkisime juttu, täiega vaibisime. Ja siis ma sain teada, et on 23. Ja ma olin mingi, mida sa teed siin? Go home. Aga nagu ta oli väga tore, aga siis ta oli nagu hästi sellise sweet jutuga, ta oli mingi, et ma teedin, et abielluda ja ma olen väga selline, ma olen ka väga cute ja bla. Ja, aga lihtsalt ma olin mingi It's a child. Ma olin mingi, oh my god. Et siis mul ongi see, et ma pean hakkama küsima vanust enne. Kohe nagu. Esimese asjana. Tere, mina olen Kristina, vanus ja sina ütle oma nimi ja vanus. Jah. Kohe. Et no mul praegu on üks inimene, kes mulle meeldib, aga ta on ka jälle natuke noorem. Aga nagu tead, ma mõtlesin, ma võtan hästi chillilt, et nagu ma vaatan rahulikult ja ma ei tea, et see on nagu selline, et kõik, no ma ei tea, ma ei saa midagi teha, et kõik nooremad on, it's not my fucking fault, et ma nii noor elus välja näen ja siis ma nendele noortele meeldin. Aga nagu ma ei ole mingi, nagu ütleme, et see 23 aastaga oli ka nagu pigem niuke. No ja, aga sa lihtsalt hängid sükestes kohtades, kus käivad ka seda küll ja fonoteegis ja mängi. Aga ei, fonoteegi minu vanused ka selles mõttes, et tegelikult. Aga enamus ei ole, kus juures üks TikToker, üks naine, ta midagi jälgin hästi lahe, ta teeb igapäeva videos. Tema mees paide veel filmis sinu saateka Alexela päeval, kes välja näeb veel nagu reket. See. Ja tema naine
ta teeb TikTok'e, ma hullult jälgin lapse aega cute vibes ja tema käib seal. Saada mulle pärast linki. Ja siis on seal veel nagu Stennu on tegelikult meie vanune ja seal meie nagu. Ma arvasin, et Stennu on tunduvalt noorem meist. Ei, Stennu on minust 6 päeva noorem. Siis... Aga sina juba oled tunduvalt noorem minust. Jah, seda küll. Aga siis on mingi moonad ja kõik käime seal selles mõttes, et seal on kõik meie vanus ja tegelikult on nagu meil hästi nagu, et jah, meil seal käib noori ka, aga teost kui mina chillin, siis meil ongi nagu oma see seltskond kogu aeg, kes on. No jaa, aga sa ei leia ju meest oma seltskonnast, sul oleks vaja, et neid seltskondi oleks veel. No seda küll, jah. Mul lihtsalt nagu, ma ei tea. Sulle meeldi see vanamehe vibe? Ma meeldi see vanamehe. Ei no mul lihtsalt võib-olla nagu noortega, võib-olla näiteks ongi see, et mulle noorte puhul meeldib lol see küll. Sa oled nagu see Karl Madis. Ei, aga mis mul on näiteks, kui ma mingi, ütleme 26 aastasega suhtlema, midagi sellist, 27. Näiteks, kui ma teen talle näiteks mingit TikTok referentsi, ta saab vähemalt aru vaata või nagu, kui ma teen mingit nalja. Ja, aga samas ma olen ka 35 ja ma saan ka TikToki. Aga Mätten saab või? Võib-olla mitte nii palju, ta ei TikToki lihtsalt nii palju. Jaa, ta ehitab. Jaa, seda küll. Aga no ma ei ütle ka, et tegelikult timiks sellepärast, et tahaks TikTokist rääkida. Aga see on hea, kui keegi aru saab. Hea, kui keegi saab mingist nagu, või nagu üldse kuidagi nagu chill vibes. Aga ma ei tea, vaata, mul ei ole praegu see, kuna ma olen juba abiellunud ja mul on lapsed, ma tean minu vanused sõbrannad juba nagu otsivad nagu meest niimoodi, et ta kellega abielluda ja nagu lapsi saada värki, aga ma olen selle kõik läbi teinud. Nüüd mul ongi praegu täiega fun times lihtsalt, et ma lihtsalt teidin ja chillin ja värk-särk ja võta nagu kõike nii tõsiselt, vaata, et võib-olla. Keep telling yourself. Ma olen seda kuulnud suust juba esimesest episoodist. Ei, aga ma ei võta praegu ausalt, praegu mul on küll see vibe, et nagu ma ei rääkinud sulle nädalavahetust, aga see oleks mu üle väga uhke olnud, kui chill vibes ma olen lihtsalt olnud. Ma räägin sulle pärast, et nagu kui, nagu, et ma olin väga chill, ma olen väga chill. Ma olen chill. Aga mul on hea meel, et sina leidsid endale kellegi kuskilt salajaselt ürituselt ja ma happy for you. Aga tegelikult ongi nagu see, et see tasu otsida meest, et ta lihtsalt tuleb sinuni ise. Jah, kui sa mida meeleheitlikumalt sa otsid, seda vähem seda ta leiad. Sest et nüüd ma panin ka tähele, et nüüd kui ma nagu mõtlengi, et ma olen nagu päriselt, ma olen chill, et nüüd kui vahepeal ma ikkagi olen mingi, et vai, et ei ma ikkagi tahan ja ma otsin. Ja mida rohkem ma lihtsalt tavai ma otsin, siis ma mäletan, mul väga ei olnud nagu niimoodi, et keegi mingi kirjutab ja või nagu, et väga ei olnud sellist asja. Nüüd kui ma olen nagu chill vibes, kui tiiam on full, siis ma olen mingi, tavai, sa tahad kinno minna, no okei, võime sinu kinno minna, sa tahad trinksile, no okei, võime. Et nagu, et see ongi nagu, ma nagu võtangi chillilt ja I'm having fun lihtsalt ja see ongi, see tähendab, et ma kõigi nüüd ringi nussin, et just saying. Hea täpsustus. Ja igaks juhuks pärast mõnda võtad, ma olen mingi lippar, aga et lihtsalt ongi kuidagi, et võtad nagu asju chillilt ja siis tuleb sinuni, et ma usun sellesse. Jah, ma usun ka sellesse. Nii, vangistatud advokaat. Hei. Viimastel kuudel on linnunäoga mees ning alaealisi himustavad härrasmehed olnud päris aktuaalne teema. Mõtlesin, et lisaks ka omalt poolt ühe informatsioonikillukese. Juhtum leidis aset umbkaudu 4 aastat tagasi. Olime sõbrannadega Pärnu rannas põhikooli lõppu tähistamas. Ehk 16 mingi. Alaealised kõvasti. Muidugi ei puudunud sellest ka veidi kangem alkohol. Oma grupiga istudes tulid meiega rääkima ilmselgelt palju vanemad härrad. Nende seas ka taskualkoholiga linnunägu. Jutu sees tuli teemaks ka gümnaasiumisse sisseastumine, mille too oli ka ise lõpetanud. Lolli peaga sai jagatud ka enamat kui alkoholi, ehk siis suudlesid, musimärgid on siin. Okay. Kui otsustasime sõbrannadega nendest eemale liikuda, lonkis linnumees meiega kaasa. I love that name. Ja kahjuks see lambist panid. He looks like a bird. Okay. Ta tõmbas põuest välja oma pudeli ja pakkus seda ka meile. Niigi purjakul olekus proovisime selle muidugi ära, aga sellega ületasime oma piirid ning läksin eemal oksendama. Linnumees tuli olukorda üle vaatama, millega kaasnes kriminaalne lause. Kas ma saan ka maitsta? Keegi helistab mulle, ma võtan korra vastu, äkki see on ihast keegi. Ma ka otse ülekanne. Halloo? Tervist, mina Tere. Bigpanga turundus. Sorry, ma olen praegu podcasti salvestuse. Kas ma võin sulle helistada tunni aja pärast tagasi? Ei olnud iha mingi koostöö. See oleks nii haige olnud praegu. Lol. Kui see oleks iha olnud. Aga Bigpang lihtsalt maljul on kodulaen maksmata. Turundust tahavad. Turundust. Tegelikult on kodulaen maksmata. Sul on kodulaen Bigpangast ju? Jah. No võt, tegelikult on laen maksmata.
sa ei võtnud uusi koostöid vastu, aga samas see on hea koostöö raudselt. No loodame. Saad uue laenu, uue kodu. Aga iha ei olnud kahjuks. Okei, ühesõnaga, ta läks oksendama. Linnumees tuli olukord üle vaatama, millega kaasnes kriminaalne lause. Kas ma saan ka maitsta? Siiani näen sellest õudusunenägusid. Ta ei saanud maitsta. Kas ta mõtles nagu, et peale oksendamist tahtis uuesti suudelda, et nagu maitsta? Ja maitsta seda okset. Lõpeta ära. Peale seda kutsus linnumees mind oma Lexusesse muusikat kuulama, mille peale leidsime hea vabanduse, et oleks aeg koju minna. Liikusime tüdrukutega Bravo putka juurde. Maandusin omadega põõsasse puhkama, kus olid ka sina, Mallukas. Mitte küll põõsas, aga Bravo järjekorras. Kas oli see skandaalne õhtu, kus ja, sinul kui ma läksin, Gert ütles, et ma kadusin ära, või tegelikult ma läksin purksi ostma. Ostsid mulle vett ja lubasid mu sõbrannadele, et minuga saab kõik korda. Big love for that. Absoluutselt ei mäleta, eks ma olin ka purjus, aga good for me. Ma olen good soul, tuleb välja. Järgmisel hommikul nägin linnumehe poolt saadetud Facebooki sõnumit, millele ma ei vastanud ning blokkisin ta ära. Ta leidis üles ka mu sõbrannade kontaktid ning üritas minuga nende kaudu ühendust saada, mis muidugi ei õnnestunud. Kuna linnumees oli mu elu esimene suudlus, siis see sündmus kummitab mind elu lõpuni ja sõbrannad kiusavad mind sellega siiamaani. Jagatud mure on pool muret. Loodame, et hagi kaela ei saa päikest. Ja siin on screenid ka siis, kuidas... Kui ta saadab hagi, siis meil on screenid võtta. Ja. Ongi hea, kuidas ta kirjutab. Aga eriti haige on see, et kui vana see linnu nagu on? Googleda. Kui see toimus 4 aastat tagasi. 2021, 12 juuni, mulle meeldib, ta kirjutab tšau, ja see trükki vastas, ta kirjutab uuesti. Ja see linnu nagu siis tšau, kas te olite siis selle sõbranna nimi on 93 aastal sündinud. Ta on minust aasta vanem. 32 on ta? 28, 16 aastast. Ausalt, get help. Ja. Suudlema 16 aastast nästi. Siis on mul nii kahju, et see nokaga toksimine pidi su esimene suudlus olema. Ta kirjutas, et vist olid, anyways, kirjutasin talle lihtsalt tšauki ja mulle öeldi, kuidas ta kirjutab lihtsalt. Nagu mitte lihtsalt nooremadvokat. Tegelikult mulle see on nagu släng, vaata. Tahtis noorte släng. Sest et ta üritab preebki mingi alakaid. Ja, siis ta ütleb lihtsalt, vaata, nagu slängiga. Pani mulle suht kurja teksti vastu blokkis ära. Nii et olete sõbrad või muu sees, kus saada talle minu poolsed vabandused tülitamise eest. Ja siis talle vist on ta kirjutanud. Ma ei saa su sõbra kutset vastu võtta, reaalselt FB saadab mingi errori vastu, kui proovin. Aga nagu... just ta blokkist ära, sellepärast ei saagi. Ja. Okei, kahju, et teil selline olukord oli. Väga kahju, jah. Okei, võta siis järgmine. Mallu raamat ja kiilakas tont muutsid mu elu. Hei, tahtsin teiega jagada midagi isiklikku, sest et see puudutas mind rohkem, kui oskasin arvata. Lugesin lõpuks Mallu viimast raamatut. Kui paljud kirjutavad, et raamat aitas neil mõista, et nad on suhtes nartsissistiga, avada silmi, et sitas suhtes ei pea olema, siis minul juhtus vastupidi. Ma sain aru, et mina olen olnud suhtesse KT. Oi, plää. Okei, aga see on hea, nii lähme edasi. Ossand. Mitte õnneks nii ekstreemselt, aga nägin väga palju ühiseid jooni. Käitumismustreid, ülereageerimisi, tähelepanu vajadust, südistamist, kontrollimisvajadust ja see taipamine oli valus, piinlik, kohutavat piinlik. Ma ei arvanud iial, et loen raamatut kellegi teise kohta ja näen seal hoopis ennast. Ma olen praegu suhtes, mis on kestnud alla aasta ja mitmel korral olen tüli ajal mõelnud, et ma ei jaksa enam, sest et tema teeb kõike valesti. Samas, kui ma ise manipuleerin, otsin ekstreemsetel viisidel tähelepanu, solvun, mingil määral ka piiran ja üleüldse oleks hea, kui kogu tema elu keerleks ainult ümber minu. Ja eelnevates suhetes on see sama muster olnud. Ma olen olnud täiesti psühhnaine ja see mõistmine oli praegu retsilt valus. Aitäh selle enesabi raamatu eest, Mallu. Minu jaoks oligi see lõpuks just seda. Peegel, mis ei halasta, mis näitab, kus on tegelikult valupunktid. See ei teinud seda paar päeva ja otsin abi. Kui ma ennast enne oksa ei tõmba, siis see on nii fucking piinlik. Mida te minu olukorras teeksite? Peale teraapia. Teete superägedat asja, olulist asja, aitäh. Teeb psühhist nartsissistlike joontega kuulaja. No esimene samm on mine vabanda oma mehe ees nagu kuradi left and right, sest et see on tore, et sa aru said. Ja tegelikult see ongi esimene samm, et sa tunnistasid endale, et tegelikult eks me kõik ju, kui me käitume mingit moodi, me ei mõtle alati, et me käitume halvasti ja sellepärast ma seal raamatus ütlesin ka, et ma ei arva, et see kiilakas tont ka tahtlikult neid asju teeks, vaid ta lihtsalt nägigi maailma niimoodi, et tema on alati see ohver. Ja ma arvan, et ta mitte kunagi ei tunnistaks endale, et ta valesti tegi, seda ei eksisteeri tema maailmas on ju. Nii et sa oled juba selles suhtes sammukese ees, kui sa suudad seda tunnistada
ja ma arvan, et eks teraapia oleks kindlasti nagu Jah. mõistlik variant, sest ma arvan, et siuke sa ise ei oska sellest niimoodi välja jah, tulla. et noh, kindlasti siin ongi peidus mingi ebakindlus, et sa nagu kardad Ja mingi trauma hüljatust, mingi trauma on seal taga ja noh, lihtsalt öelda, et kuule ära enam ole selline, noh, on raske, on ju. Aga ma arvan, et teraapia aitab ja tõesti, nagu Kristjan ütles, mine lihtsalt vabanda oma mehe ees ja ütle, et kuule, et ma olen veits aru saanud ja võib-olla kui mitte see veits, mehega sa ei ütle, kui sul oli nagu reaalne suur taipamine, et sa oledki mingi I get it now, I m so sorry ja ma võtan ennast käsile ja teen ennast korda. ja võib-olla juba see, kui sa mehega räägid, aitab sul kuidagi natukene seda olukorda paremaks teha, et võib-olla saate kokku leppida, et näiteks kui järgmine kord sul tekib siuke tunne, et näiteks kui mees tahab kuhugi minna ja sa tunned, et oh my god, sa jääb mind kettesse, tahaks psühhiks minna, võib-olla arutage see läbi, et sa võib-olla ütled, et oh my god, mulle tegelikult võib-olla väga ei meeldi see mõte, siis hakka mõtlema, et aga miks mulle ei meeldi see mõte, kas ma kardan, et ta teeb midagi, kas keegi on sulle enne teinud midagi, et iga mõtte taga tegelikult ju on mingi põhjus, et keegi ei ole niisama mingi psühh või niisama kontrolliv. Et aga noh, jällegi see on siuke rohkem terapeudi pärusmaa. Aga tore, et avastasid või nagu taipasid. Just. Parem hilja kui leida. Just nii, parem hilja kui leida. Halb vaimne tervis tervislikus suhtes. Tere, olen minagi see, kes juhuslikult teie podcasti avastas ja nüüd tulihingeline kuulaja on. Alustuseks lugu sellest, kuidas aru sain, et olen suurem fänn kui arvasin. Juhtusin ühel õhtul baaris Malju venda nägema. Tundsin ta kohe ära, kuna ühised sõbrad olid ka seal, jäime rääkima. Mõtlesin küll, et ei avalda seda, et tean, kes ta on, kuid paar jooki sees ning julgust rohkem pidin selle teemaks võtma. Sel hetkel sain aru, et pole pilikatirtsust saati midagi nii palju fännanud. Kihistasin ja tunnistasin siis üles, et olen ka vlogide püsivaataja ning neljapäevi ootan nüüd rohkem kui reedeid. Loodan, et ma talle liiga palju piinlikkust ei valmistanud. Ei, ma arvan, Riki on chill. Ma arvan, et... Ei, kuule, Riki on väga chill. Mul ju sõbrannad. Oota, kes me? Keter ja Greta. Jaa, hängisid ja nad on obsessed. Me peame Rikiga chatti lisama, meie chatti, et kui me läheme, kutsume Rikiga, nad räägelt meeldib Riki. Rikile meeldib käia peol ka nii, et ta oleks hea inimene sinna. Täpselt. Kuid see selleks. Rääkida tahtsin üldse tõsisemal teemal. Nimelt kuuleb podcastis sageli lugusid, mis sigadusi mehed ja naised suhetes kokku keeranud on ja tuhandeid põhjuseid, miks peaks suhted lõpetama. Kuid asi, millest ma pole kunagi kedagi rääkimas kuulnud, on see, mida teha siis, kui oled väga turvalises ja hoitud suhtes, kuid sinu vaimne tervis on rentslist alla läinud. ATH tõttu on madalperioodid ja peitu pugemised osa elust. Varasemalt olen siis lähedased eemale lükanud, sest pole vaimset võimekust teiste inimestega toime tulla. Nad on harjunud ja mõistavad mind, kuid nüüd elan oma armastava elukaaslasega koos. Ning hirmus on näha, kuidas negatiivse sisekõne tõttu ei hävita mitte ma ainult ennast, vaid ka teda ja meie suhet. Ta on teinud kõik võimalikku, et mind aidata, kuid sellises olukorras saan aidata ennast vaid ise. Ma ei taha selline olla, kuid tunnen, kuidas kurat minus kisub haigest tühjast kohast tülisid üles ja ütleb meelega asju, mis haiget teeks. Ei kujuta isegi ette, mida tema tunneb. Näha ta säravat lilleõiekest lihtsalt iga päevaga aina närbumas. Olukord muutus nii jubedaks, et võtsime pausi ja tulin nädalaks vanemate juurde. Lõikasime ära kõik suhtluse, et saaksin täielikult enda vaimsele tervisele keskenduda. Tunnen, et see on ka tema jaoks väga keeruline ja ma nagu karistaks teda mitte millegi pärast. Ometi lahenduse leidmiseks pean endaga uuesti sina peale saama ja alles siis saan tagasi meie imelise elu juurde pöörduda. Liina Sepp. Ei no väga keeruline olukord, aga ma kuidagi mõtlen, et kui su mees on nagu hästi arusaav ja üritab sind aidata, et ma arvan, et siuke eraldi kolimine võib tegelikult natuke karuteene teha. Aga samas ma mõtlen, kui ta ütleb, et nagu kui me ütleme, et vastupidi oleks, et ta kirjutaks, et kui mehel on mingi ATH ja ta tõmbab meie suhet alla ja mingi tegelikult on mentali väga raske ja nagu, et retsib ka minu mental health'i tegelikult sellega. Ja siis ma ütleks, et jäta maha. No täpselt, et siis ma mõtlen ka, et see praegu, et ta on naine, siis ta mingi, et no mehel nagu, no et selles mõttes, et tegelikult kui see ikkagi, see vaimne tervis on nagu väga tähtis ja see ongi sellega tuleb tegeleda, aga kui see ikkagi teist inimest retsid ka sellega, siis ja ma saan aru, et kaaslane peabki toetama, et ongi olemas, aga nagu mingi teatud piirini ikkagi sa ei tohi kedagi enne ka nagu põhja tõmmata. Muidugi vaata siin oleneb sellest ka, et ma ei saa aru siit kirjast, et kaua nad on koos olnud. Et nagu sa oled kellegiga mingi paar kuud koos olnud ja siis nad juba elavad koos, ma eeldaks, et ikkagi siin on nagu pikem suhe.
et loomulikult ei saa kaaslast nagu kohe maha jätta esimese vaimse hädaprobleemi peale. Mart on kohe, kui saab mingi depressioon. Bye! Et ma mõistan täiesti, et mehel võib ka väga keeruline olla, kui keegi on väga depressiivne ja mingi ei soovi voodist välja tulla. Märten muidugi ustavalt lamas minu kõrval ja siis ma nägin, kuidas ta vaikselt lamatisi saab ja sureb, siis ta üldse tegelikult ei suuda nagu ühe koha peal olla. Aga lõpuks ma ajasin ennast ka ikkagi püsti ja siis ta sai jälle aias midagi ehitada. Ma ei kujuta ette, et kui sellel perioodil, võib-olla ma nüüd mõistan sind, et miks sa nii palju väljas käid, sest et ma ei kujuta ette, kui ma sel perioodil oleks pidanud nagu täiesti üksi olema. Et see tundub nagu... See tundub nagu lihtsalt ma tundsin ka, et ma lähen veel sügavamasse auku, kui ma istun seal nagu täiesti üksin oleki seal ja mul on pimendavad kardinad ka, et ma olengi kott pimedas oma, meil on need loonase voodid, vaata, ja me kutsume Ketteriga, ma tean, kas ma olen rääkinud siin, me kutsume aukudeks neid, sest me saime need soft voodid. Või sohtmadratsid ja need ongi selline, see tunnet, et oled nagu augus ja siis meil Ketteriga ka alati mingi, mis teed augus, mis saab ma ka oma augus on ju. Ja siis meil ongi see, et sa oled pimedas toas augus ja siis on nagu see, et nagu kui ma jään siia, siis nagu kas ma söön oma need kuradi Egiptuse tablakad, kõik, mis mul on unekad ja ma lähen pikale unele või ma astun uksest välja ja ma saan inimestesse kokku. Ja mäletan see nii-öelda üks nädal, mitte üks nädal, vaid kui mul oli üks nagu hästi raske aeg, siis ma olin terve nädal, et chillisin Stennuga. Nagu, mul ei on, nagu, ma ei ütle, et mul ei on depressioonist haisugi, aga ta aitab väga, nagu Sten on nagu nii fun person või temaga koos, ma lihtsalt vaatame, kas selle otsa lihtsalt naerame. Ja ma isegi nagu ma tean, et ma nagu ei tegele probleemiga, ma saan ignoreerida ja siis sealt kuidagi edasi liikuda, vaata. Ja siis käingi teraapias ilusti. No ma just tahtsin öelda, et sa käid ju teraapias, et ilmselt. Ja see aitab ka, et selles mõttes, et see vaimse tervise teema ongi see, et igal ühel on nii erinev, et nagu iga inimene nagu lahendab erinevalt, vaata, siis mul, ma räägin, minu terapeut ütles ka, et ma lihtsalt jäin nii alati, et ma tõmban ennast ise sealt august välja, sest ma olen terve elu olnud see, et mul ei ole kellegi peal loota olla, ehk siis ma ei saa kellegi peal loota või mul ei olnud kellegi olnud, ma alati üksi pidanud kõik oma asju lahendama, ehk siis ma olengi see, et ma tõmban ennast kogu aeg ise välja, aga see ei ole ka igavene nagu lahendus, vaata, et seda ma ajutiseks saan jälle korda ja siis jälle vajun sinna auku ja siis niimoodi ma saan ennast jälle välja tõmban ja üritan ise hakkama saada. Aga nagu ongi, et inimestel nagu, et siis mina kuidagi handlin ära ja saan korda ja mis iganes on ju. Aga et nagu sellel inimesel lihtsalt ongi see, et võib-olla tema on teistmoodi harjunud ja võib-olla ta ongi see, et ta nagu tahabki voodis olla ja tahab ära minna, tahab üksi olla ja mõni tahab kellega koos olla, mõni tahab üksi olla, mõni ei taha midagi näha, vaata, et nagu see sõltub nii inimesest, jah. Aga samas peab nagu mõistma kaaslast ka, et kui sa tõesti tunned, et su vaimne tervis on nagu nii halb ja sa sellega võtad oma kaaslase kaasa, siis võib-olla tõesti on aeg nagu jah, sest et pärast sa niigi tegeled enda vaimse tervisega, kas sa tõmbad oma kaaslase alla, siis te peate mõlemad hakkama, et nagu ma ei tea, vaata, see ongi see, et me ei ole ikkagi nagu jah, me lihtsalt saame öelda, mida me arvame, et täpselt siukses olukorras pole nagu olnud, aga ma hiljaaegu lugesin ühe tüdruku blogi, kes rääkis sellest, et hästi palju räägitakse sellest, et kui raske on olla depressioonis ja kui kohutav see on tegelikult ja mingi bla, aga et palju vähem räägitakse sellest, kui raske on olla depressioonis inimese kaaslane, sest et sina pead ju sellega nagu elama, sa pead taluma selle teise inimese tujusid, sa pead võib-olla haiseb sul nädal aega voodis seal. Et võib-olla sa pead rohkem koormust enda peale võtma, eriti kui me räägime pereolukorrast, kus on näiteks lapsed on ju. Et või kas või isegi kodu koristamine, süüa tegemine, et depressioonis inimese kõrval on ka kindlasti väga keeruline olla. Kindlasti, sest et mõtle, tahad koju tulla või ka lõpuks tööd koju värk ja siis sul on keegi mustas masenduses seal ja siis sa tahaks seda aidata, aga sa ei oska või sa ei saa. Ja siis sul ongi nagu abituse tunne, et selles mõttes, et me ei tea, kuidas aidata, aga ma loodan, et seal saab korda, sest me teame, et mis tunne on olla augus ja mitte fun, lihtsalt nagu magan mõnusas voodis augus. augus. Jah, et lihtsalt, ma ei tea, just keep on swimming. Jah, okei. Lapsepõlve trauma. Hei, siit tuleb võrdlemisi pikk jutt, aga teen nii lühidalt kui võimalik. Olin kuskil 4. klassis, kui mu vanemad läksid lahku. Ikka suure pauguga ja nii, et asju lendas. Isal oli armuke ja kolis tema juurde. Kuna ema ei olnud juba kaua tööl käinud, vaid lihtsalt koduperenaine olnud, siis oli emal vaja tööle minna. Aga kellena ta kunagi töötas, seda ametit enam ei olnud. Seega oligi variant minna kaugele välismaale tööle. Ei räägi Soomest, vaid ikka sinna kaugele, kus ehk korra aastas kodus käiakse. Ja nii ta läkski. Jättis mind maha. Jäin tädiga.
peale kooli ja nii edasi sain olla kodus, aga hiljemalt kell 9 iga päev pidin õhtul tädi juurde minema. Oi, kuidas ma seda vihkasin. Tahtsin ju lihtsalt oma kodus olla. Isa elas samas linnas, käis ka välismaal tööl ja käis kuskil iga 2 nädala tagant kodus. Aga ega tal Eestis olles siis minu jaoks aega ei olnud. Ostis mind lihtsalt kogu aeg igasuguste asjadega ära, et jumala eest saaks oma uue naise juures olla. Nii ma siis olingi, kõigi jaoks üleliigne. Mul on küll super tore tädi ja täna ma olen talle megatänulik, aga sellel hetkel vihkasin kõiki ja kõike. Käitusin temaga nii halvasti. Olen ka nüüd hiljem korduvalt tema ees vabandanud. Ja siis sellel ajal ma jõin hullult. Lauaviina, pudelite kaupa. Minu kodus olid hullud peod ja nii edasi. Vahepeal ma täitsa imestan, kuidas ma ellu jäin. Ükskord, kui poodi lisa ostma läksin, tähendab keegi täiskasvanud ostis, jäin talvel lumehange magama. Ema käis aastas korra Eestis ja nii mitu aastat, aga ma isegi ei mäleta, kui kaua see täpselt kestis. Ma ei mäleta paljusid asju, aju vist blokeerib. Sellest on nüüd palju aastaid möödas. Olen 30+ aastane, aga siiamaani hing on kuidagi haige. Kuidas sai keegi oma lapse maha jätta? Jah, isad teevad seda tihti, aga ema, ma ei suudaks iial oma last nii maha jätta. Aga ma olen ka õnnega koos, et palju asju, mis sel ajal juhtus, kasvas minust siiski väga normaalne inimene. Nagu ma alati ütlen, ma olen ise kasvanud. Ja kuigi ma ei tunnista seda, siis tunnen ema vastu siiani viha. Isaga suhtlen väga minimaalselt. Ta oli uus pere, uued lapsed ja ta on mulle väga palju halbu asju teinud. Enne tegi see haiget ja alati sellest rääkides hakkasin nutma, aga nüüd olen sellega lihtsalt leppinud. Kahju, kuna olin väiksena täitsa isikas ja ta oli ülihea isa. Minu kirjutas ei oleks loki. Ma korraks hakkasin mõtlema ka, et võib-olla sa suudad nagu relate'ida selle kirjaga rohkem. Tead, nagu ma olen nagu teistmoodi selles suhtes, et mina olen täiega selline, et if you wrong me, kui sa teed mulle nagu käitud valesti, siis sa oled minu elust väljas ja see käib ka pereliikmete kohta, et sellepärast ma tuuta kellegiga minimaalselt. Et ja ma olen kuidagi teinud rahu vaata, et eks ma isa olin ka solvunud, eriti kui mu nagu isa või kasuisa või mis iganes on ju. Naine oli minu vastu nii vastik, kuigi ma ei olnud talle midagi teinudki vaata, et nagu ja mu isa valis ka nii-öelda, et okei, ta ei olnud mu päris isa, aga ta oli ikkagi inimene, kes kasvatas mind beebist saadik, on ju, et valis oma mingi uue naise ja lasi tal niimoodi minuga rääkida ja sai ka uued lapsed ja mingi uue perekonna ja siis mul ongi nagu, ma kujutan ette, kui imelik on vaadata, kui sul on nagu isa, kes kasvatas sind, kui ma olin 16, ta oli minu isa. Ja ta võttis mind täpselt nagu oma last ja värk-särki ja siis sa näed, et tal on mingi uus pere, uued lapsed ja tal on nagu täiesti uus elu ja siis see nagu, kas meie see pere oli siis nagu mingi proovikas või nagu imelik vibe ja ema teemal ka, et minu ema ei läinud välismaale, ta jäi Eestisse, aga ta Loki hülgas mind on ju või Haiki tegelikult või hülgas on ju, et aga lihtsalt nagu mõned inimesed ei oska paremini ja võib-olla lihtsalt tulebki leppida, et see, et nagu mõeldakse, et jah, et isad kogu aeg hülgavad, et emad ju, aga emad on samamoodi. Emad teevad täpselt samamoodi. Lihtsalt võib-olla seda ei räägita nii palju, aga on väga palju näiteks ka mehi, kes on nagu üksikud vanemast ema on lihtsalt kuuledat, aga... Jah, eks seal ole palju põhjuseid, et mõnikord on probleemiks mingisugused sõltuvused, mõnikord ollakse lihtsalt liiga noor, vaata, et mõtled, et pole nagu suur asi. Vanasti ma kujutan ette, et siuke 20 aastat tagasi palju üldse selle vaimse tervise peale mõeldi, ei mõeldud ju siukse asja peale, et lapse mingi arenguaastad. Pohhu ja lapsed on kodus, me lähme linna peole, mingid siuksed asjad olid tavalised. Ja... Ei, täpselt, et nagu see oli põhiteema mõnest, et lapsed jäeti koju ja me läksime vanemad läks linna peole, et see oli nagu põhiteema, ostati kommidega ära. Ja kokati kommi. Ja, et siis saades pühapäevani hakkama küll. Okay. Aga ma ei tea, vähem nagu ma ei tea, et mõtle siis positiivselt, vähemalt sul oli tädi, ma saan aru, et ikka said noor ja sa nagu vihkasid, aga vähemalt see on lastekodus, see oli hullem. Lastekodu ei ole, nii et vähemalt sul oli ikkagi nagu pereliige, kes sind võttis. Jah, see on küll hea. Sest et nagu kuigi samas, kui ma mõtlen oma lastekodu aja peale, siis nagu see ei olnud nagu the worst times. Tegelikult ma tundsin asjal nagu seal oli ikkagi mingi rutiin ja ma tundsin, et inimesed hoolivad minust. Võib-olla seal tädi juures ka oli, et kui tädi oli valmis tegelikult iga päev teda kasvatama, siis tegelikult mul tundub, et on ikkagi nagu hea inimene. Jah, et nagu... Et selles suhtes, et nagu minul, ma olen näinud oma lastekodu kasvatajaid ka vahepeal, et mul oli väga tore nendega, tegelikult nad olid väga hoolivad ja see lastekodu juhataja, aga mäletan, et kui me ikka politseiga viidi sinna mitu korda, siis ta oli mingi Kristina, siis seal on nagu rutiin, et kui sa lähed lastekodusse, ma käisin mitu korda viidi sinna
et siis, et sa lähed nagu pesema, sa ei tohi ennem nagu, sest et mõned tulevad nagu mingi tänavalt on mitu päeva on mis iganes, et sa lähed pesema, saad nende poolt mingid riided ja siis lähed magama ja siis suht tihti oli see, et me öösiti viidi mind sinna ja siis hommikul väiksed lapsed olid, Kristiina on tagasi. Vene lapsed olid seal kõik meil Koplis ja by the way, ma elan praegu oma lastekodu kõrval, kus ma elasin. Tegelikult ja mu korter on nagu mingi 60 meetrit ja siis ma ikka sõidan sealt mööda, mõtlen nii haige. Good old times, kas see on ikka lastekodu või? Ei ole, nüüd see on vist mingi riigiasutuse mingi ruumid, aga see on nii haige, kuidas ma põgenesin sealt vahelt ja oleks siis ma teadnud, ma kunagi ostan siia kodu, et tegelikult see on nagu full circle moment, et see on päris äge. Aga jah, et no mõtle selle peale, et vähemalt sa 30, sa sai, et isegi kui sind hüljati, siis sa ju made it in life, et nagu paljudel ikkagi ei lähe nii hästi. Ja sina ütled, et sa ei mõista, kuidas ema sai nii teha, et sa ei teeks kunagi, järelikult sa oledki juba parem ema kui sinu ema. Täpselt. Et sa ei saa ju minevikku muuta, sa saad ainult muuta enda olevikku ja tulevikku. Ja saad muuta ka seda, kuidas sa selle nagu reageerid ja kuidas sa nagu et nagu edu sulle ja ma ei saa öelda. Vähemalt ei olnud lastekodus. Abiks ikka. Veidrad fetišid. Tšau, Malju ja Kristina. Love your podcast ja pange saag edasi. Aga nüüd jutu juurde. Võib natuke süngem lugu, kuid võib-olla ka veits naljakas. Ühesõnaga, olen aastaid võidelnud haigusega nimega anorexia nervosa. Viibisin see aastaga mitu korda haiglasse seetõttu, kuid see veider pool sellest, ning millest tahtsin ka jutu kirjutada, on see, et veidral kombel on paljudel härrastel mingi imelik obsession sellise asjaga. Olin siis mina saanud just haiglast välja ning puhkama läinud perega, kui lambist potsatas Messengeri sõnumitesse ühe härra poolt sõnum, kes soovis minuga kontakti luua. Mõtlesin, et võiks ju, tundus soliidne inimene ja ma polnud tol hetkel kellegiga ka väga suhtlust enam. Kuid mida rohkem ma temaga suhtlema hakkasin, suhtlesin ka palju veidram, kuna ta oli täiesti kiindunud sellesse, kui peenikema ma olin. Olin kõvasti alakaalus. Suhtlesin edasi ning aina rohkem rääkis ta ka sellest, kuidas ta tahab endale peenikest tüdrukut ja kui ilus see on ja nii edasi. Personaalselt arvan, et see on veider, kui ta teadis, et kõvasti võitlen enda haigusega ja olen mures, kuidas see mind on hävitanud. Saime ükskord kokku ja vibe oli nii veider. Olin üpris vaikne ning ta põhimõtteliselt sundis mind endale näkku ütlema, et ma ei tunne, et sellest midagi enamat võiks saada ning lõpetasime suhtluse. Seda oli ka mitmeid samasuguseid olukordi, kus meestel oli mingi fetiš selle vastu, kui peenike ma olen. Sorry pika kirja eest, kuid minu jaoks on see olnud veider teema, otsustasin lõpuks julguse kokku võtta ning teile kirjutada. No eks ikka, ma tean küll, et mul on üks nagu sõbranna, või no mingi mu endise naabri eksmees on ka nagu obsess selles, et ta peab naisel nagu käed saama ümber panna. Hästi õige, aga ta on obsess. Ta ise on niuke musklikand. Aga eks maitsid ongi erinevad, sest osadele meestele meeldivad ju, tahavad mingi surnuks toita või mis see on, et mis liikumisvõimetud naised ja nad ikka mingi feedivad neid edasi, et eks neid ole mõlemad. Mõnedele meeldib perset veits. Jah, mõlemas otsas, aga see on tõesti nagu haige, kui ta teab, et sul on probleem, sa oled haiglast tulnud ja siis ta nagu nii-öelda enable'ib seda, et jumal tänatud, et sa said sellest aru ja eemal hoidsid. Muidu oleks ta ka näiteks kokku läinud või midagi ja siis sa olekski lihtsalt nälginud, sest et ta mingi, mulle ikka meeldib see peenike naine vaata. Ja, lased endale lõpuks pähe istuda ja Crazy ikka. Ega need toitumishäired ei ole naljaasi selles suhtes, et... Ja no ja need fetishid ka, et nagu... Miski pole naljaasi siin ilmas. Mitte ükski asi. Meile naer ei meeldi. Ei. Aga ühesõnaga mul on hea meel, et ta selles suhtes mul on hea meel, et haiglas oli, et paljud võib-olla ei julge või taha pöörduda haiglasse. Et ma arvan, et kui sa ise tunned, et sa ei saa enam sellega hakkama, siis selle jaoks ju tegelikult need spetsiaalsed kohad ongi. Nii et ma arvan, et kindlasti pöördu, kui sa tunned, et sul oleks seda vaja. Täpselt. Nii, ema sahtlitildo. Tere armsad Malju ja Kristina. Viimastes episoodides on olnud mitu juttu inimeste lapsepõlvest ja olete naernud, kuidas lapseaju töötab. See meenutas ka mulle ühe loo. Nimelt umbes 11-aastasena leidsin ema voodi alt sahtlist tildo. See oli selline imelik metallist konstruktsioon, mida sai kruvida lahti ja kinni. Peale käis veel silikoonist kate, mis oli üsna realistlik moodi. Tundsin koheselt piinlikkust ja ma selle üldse leidsin. Esimene mõte, mille peale tulin, oli see ära visata. Nüüd on küll naljakas mõelda, ma oleks võinud lihtsalt sahtli kinni lükata ja mängida, et ma ei näinud seda. Huvitav, mida mu ema mõtles, kui see tildo jalad alla sai ja enam mitte kunagi tagasi tuld. Tehke head asja edasi, ilusat elu. Ma mõtle kogu aeg, kui näiteks lende viskaks sul elo ära, sest mingi viskab ära. Jah, ja siis ma ostan uuesti, tuleb Marta
õhtul viskab jälle ära. Ja siis tuleb Mari ja siis mingi appi. Mul on lihtsalt mingi nii palju raha läinud enda rahuldamise peale. Aga õnneks Lelo on siuke asi, et lapsed ei saa kindlasti aru, mis asi see on. Et ma arvan, et isegi võib-olla mõned täiskasvanud ei viiks otsa kokku. Jah, et see ongi niuke, see on mul selamassaaž. Aga mis asi on metallist konstruktsioon? No. Kui vana see nagu ema oli või kui ammu see toimus, et mis kuradi eelkivi ajal metallist dildosid müüdi? Ma hakkasingi mõtlema, et vanasti pigem ei olnud nii uhkeid, vaata seda. Juhtmega vibraator oli kunagi. Minu esimene vibraator oli juhtmega. Nii õige. Kes mulle kinkis selle, kas ma olen rääkinud? See oli suur must selline massaažer. See kinkis mulle Brigitte Sonnament sünnipäevaks. No super. Jaa, nii et Brigitte tegi minust enese rahulda sõltuvus. Aga naljaga ei Brigitte kuna kinkis mulle ja see oli, vist oli tema jah. Teise, või ma ei tea, ta kinkis mulle kunagi mingi massive, see oli ka juhtmega ja siis ma mäletan, mul oli see stepsel oli nagu teisel pool, ma pidin alati nagu kuidagi naljakas asend, kodus olema, kui ma tahtsin lõbutseda. Oh my god, tegelikult see vana aeg on ikka nii naljakas, et mis sa teed, ostad siis pikendusjuhtme ja mingi. Sul ongi pikendus, see koobakas on voodis. Ei jah, see on ikka funny, et milliseid asju oli vanasti. Just. Nii. Sõbrannaga mida teha põlsel, sorry, et ma rapan sen. Hei, ma olen see on tõesti väga ootamatu meie podcasti juures. We would never. Hei, ma olen Kristina. Avastasin teid pigem hiljaaegu, kui tavapärastel pikkadel sõitudel ja jalutuskäikudel olete saanud nii oluliseks osaks, et ei kujutaks elu ette ilma teieta. Vabandan juba ette pika kirja eest, kuid tõesti loodan, et saan teilt natuke abi. Kuid jutu juurde. Olen 19 aastane neiu ja kimpus keerulise olukorraga. Vähemalt hetkel tundub nii, kas kaotada 12 aastat kestnud sõprus. Nimelt on mul olnud terve kooliaeg üks ja sama sõbranna. Kuna elame väikses kohas, teavad kõik meid kui kooslust. Isegi õpetajad uurisid, et kus teine on ja nii edasi. Oleme koos palju läbi elanud, üksteisele toeks olnud igasugustes olukordades. Isegi sammu koole valinud, et saaksime koos olla. Kuid viimased umbes pool aastat on meie jaoks väga veidrad olnud. Kõik algas sellest, kui sõbrannas uue kuti sai. Oli alguses nii armunud ja mina muidugi väga õnnelik, sest teda varem ikka väga räigelt koheldud ja nüüd tunduski, et lõpuks üks normaalne vend. Rõõm kestis umbes paar kuud, kuni sõbranna tahtis mind järsku iga asjaga nii-öelda üralt rumbata. Kui küll tegi tema mees ikka paremaid ja kallimaid kinke kui minu oma, tõi rohkem lilli ja nii edasi. Kohe, kui mina midagi oma mehe armsatest tegutest või asjadest rääkisin, tuli kohe vastuseks, et mis tema oma ikka paremini teeb. Arvasin alguses, et tegu on nende roosade prillidega ning proovisin sõprusesse täiega panustada, kuid lõpuks läks see asi isegi minu jaoks üle kätte. Tundsin ennast kogu aeg nii halvasti ja ebamugavalt. Lõpuks ajas ta nägu mind juba nii närvi, et koolis olin kogu aeg kuri ja ebameeldiv. Ise ta vähemalt ütles nii. Hakkasingi vaikselt tagasi tõmbama. Mõtlesin, et ehk see toob talle aru saama ja võtab ka veits rahulikumalt oma mehe juttude üle trumpamisega. Kuid juba siis tundsin, et sõbrannad vist pigem nii ei käitu. Lisaks tekisid talle uued sõbrad ja minule jäänudki aega. Isegi mu sünnipäeval oli ta paar tundi, et siis kuti juurde minna. Rääkisin olukorrast ühe oma väga hea töökaaslasega ja ütlesin talle, et sõbranna saab aru, et asi on alles siis ilmselt, kui mul oli juba liiga savi. Oleme muidugi sellised inimesed, kes räägivad probleemidest väga avameelselt ja rahulikult. Seda me ka paar kuud tagasi tegime ja kandsin talle mõista, kuidas ennast tunnen. Ta sai aru ja umbes kuu aega oligi mega norm ja nii-öelda vana sõprus tagasi. Olin väga õnnelik, et sõpruse tagasi saime, kuid siis tuli tunduvalt mõttetu, kuid mulle väga südamesse läinud hetk. Nimelt lõpetasime gümnaasiumi ja pärast lõpuaktust hakkas ta rääkima, et kui palju külalisi tal ikka käis, kui palju raha ja kallid kingitusi ta ikka sai ja nii edasi. Teema on mulle pigem hell, mida sõbranna peaks teadma ja see tegi mind täiesti kurvaks. Oleks ta siis asju maininud korra, aga ma vist kuulsin nendest umbes 2 nädalat. Nüüd tundubki mulle, et mul on sõprusest savi, aga samas hinges kripeldab, fucking 12 aastat pole ju tegelikult asi, mida lihtsalt ära võisata ja mälestused ning naljad ikka ketrab peas. Paar päeva tagasi kirjutas ta mulle, et tunneb, et me oleme kuidagi lahku kasvanud. Ei osanud talle midagi vastata. Kas me peaksime veel proovima või ongi kõik? Imelik lause, nagu ma oleks mingi pervomees. Igatahes ma vabandan veel megapikka kirja eest, kuid loodan, et äkki jaksata. Teie väikeline preili. Osa vaesekene 6 aeg hiljem nüüd alles avastamata. Aga tead, ma ütlen niimoodi, et kui sul on ikka sõbranna, kes kogu aeg tahab üle trumbata või nagu
ma saan aru, et pikalt sõbrad on, aga minu arust nagu sõbranna sa ei peaks üle trumpama või tahtma üle trumbata, et näiteks mul ei ole Maljuga näiteks kunagi see asi, et ma ütlen ka, et ma saan koostöö ja siis me oleme, aga mina sain 2 ja ma sain rohkem raha ka, see kordi rott raisk ja üldse kest vastik rott ja üldse kest, ma ostsin kodu, mina siin maja endale, vastik rott vaata. ostsid korteri, hale, vaene. Tõesti, isegi mu eelmine korter oli sinu omast, kui mina ostsin esimese korteri, see oli ka suurem kui sinu praegune vaatad, et ma ei ole kunagi selline. Et nagu enamik inimesi ei ole sellised aga palju ma tean, et paljudel on selliseid suhteid, kellel sa tead, et sõbranna nagu kogu aeg tahaks nagu one-upida ja paljud on sellised lihtsalt, et nagu näiteks meeste eest teevad seda lihtsalt, üritavad lahedamalt paista, aga kui ta lihtsalt eputab, et minu mees umbes kinkis rohkem lilli, no palju õnne nagu ole nagu, või et näiteks kui mina räägin sulle, näiteks ma leian mingi Peika, never happens on, aga kui ma leian Peika, ma olen nagu mingi, oh my god, et ta tõi mulle lillis, siis oleks mingi, ega Märten on mulle nii palju lilli toonud siin vahepeal, et nagu siis ma olen nagu see ei ole ju normaalne, et tegelikult ma arvan, et sa oled ise ka aru ja ma saan öelda, et 12 aastat sõbrannad on, aga tead, mõned inimesed ei pruugi su elus olla nagu, et nad ei tule su ellu, et jääda, vaid nad ongi mingi aja hetkel sinu elus, et näidata sulle, õppida, mis iganes ja kas või see kingituste teema, et kui ta räägib, ma vist nagu kirja järgi natuke sain aru, et sul ei ole siis nii suur pere ja võib-olla sul ei ole nii palju tehtud kingitusi või et mingi error seal on, ja siis ta nagu hõrub seda nina alla 2 nädalat, kuigi ta teab sinu olukorda, siis kas sul on sellist sõprust vaja? Mina pakuks ja teise vaatenurga, et vaata, nad on esiteks väga noored, kui me räägime siin gümnaasiumi lõpetamisest, on ju. 19. Ja kui ta ütleb, et sõbranna on enne ainult nagu halbades suhetes olnud, siis võib-olla ta meelega ei ürita tegelikult uhkustada, vaid tema lõpuks saab esimest korda kaasa rääkida. Et no näiteks, et teine ütleb, et et ta tõi mulle lillis, sa mingi oma ka, ta tõi mulle nii suure kimbu, et võib-olla sa ei mõtle sellele, et sa tahad üle teha, vaid sa nagu tahad ka näidata, et näed, lõpuks ma saan ka millegi positiivsega siin olla, on ju. Et me ei tea ju, kuidas neid asju on öeldud, et samas võib ka olla, et võib-olla sa oled ise natukene ebakindel nendes asjades ja siis tekibki nagu see lahkheli, vaata. Et võib-olla üks võtab ühte tooni ja teine mõtleb teise tooniga. Aga samas, kui neil oli see vestlus, et oli mingi sorry ja kirjut, sõprus läks normaalseks. Vaat ma ei saanudki aru, et ta ütles, et neil oli mingi vestlus, aga ma ei saanudki aru, et kas sa siis... Ei nagu vestlus, võib-olla kus ta siis seletas talle, ta ütles, andsin talle mõista, kuidas ma ennast tunnen, et kuidas su käitumine paremast tunda, ta oli mingi mõistan, kuu aega oli okei, ja siis ta läks tagasi. Et siin minu arust ei ole, nagu mina ei tunne siit, nagu mina tunnen seda, vähemalt see, mis sina räägid, mis kirjutaja, et see, kui keegi ikkagi nagu paneb sind halvasti tundma, kui me räägiks, kui see kiri oleks, et kuule üks mees käitub muga niimoodi, et ta paneb mind korduvalt halvasti tundma. Ja ei, absoluutselt, ma selles suhtes nõustun, et kui see ongi nagu täpselt niimoodi, nagu talle tundub, siis loomulikult ma arvan, et mis siis on, et te 12 aastat sõbrannad olite. Mul on ka jälle see rongi. Ja mul on ka olnud lapsepõlvest mingid sõbrannasid, kellega ei ole tülli läinud, aga lihtsalt kuna me läksime peale keskkooli erinevatesse kohtadesse. Inimesed kasvavad lahku. Jah, et nagu mis vahet seal on või sa ei pea nui 4 edasi suhtlema, eriti kui sa paneb sind halvasti tundma, siis sa ei pea ennast sellesse olukorda panema. Et elu läheb edasi, sa leiad uusi sõbrannasid ja varsti sul on uued naljad ja varsti sa ei mäleta ise ka teda. Nii, ei, no täpselt, et nagu mina sain ka Maljuga tuttavaks alles, kui me 25 olime. Jah. Et nagu, et see... Mina olin küll 30, aga... Olid jah? Mina olen vana inimene. Old and grey. Sina oled noor inimene ja ma teen praegu seda vanaema lauset, et kas sa oskad niimoodi teha, et mul iga notification pin ei teeks. Mu telefon on panin hääletuks, aga ikka teeb pin ja pin. Ma eile vaatasin settingud läbi omast arust, kõiki asju nokkisin ja ikka piniseb. Tõesti, ma olen see granny, ma ei saa midagi teha. Ja ma ei saa aru, miks see isegi peale tuli, ma ei ole seda kuskilt nagu omast arust muutnud või midagi teinud. Nii. Aga jah, noored inimesed ikka teavad tehnikast rohkem. Sul on silent mode peal. Okei. Sul oli lihtsalt madalale tõmmatud, aga see ei olnud nagu... Aga see on fine. I'm old as fuck boy. Ei, see on okei. Need ühesõnaga, sa pead ise teadma, sa pead nagu mõtlema, et okei, et on su elus nii pikalt olnud, et kas sa nagu tahad sellele nagu nii-öelda võimalust anda, et äkki ta nii-öelda muudab veel või äkki ta kasvab samas, kui see on nii pikalt kestnud, siis ma arvan, et sa võidki talle viisakalt tööda, et kuule, me tegelikult alles hilja aegu rääkisime sellest
jälle sa tegid seda ja ma jälle tundsin ennast halvasti, et noh, tead, Ole. ma lihtsalt ütlen sulle, et Jah. ma ei võib-olla ei jaksa praegu eriti nii palju suhelda. jah , et see ei tähenda, et ei või sõbrad olla, vaid ongi teete väikse nagu Pausi. teete väikse pausi, olete nagu noh, eemaldud või nagu teete oma aega ja kui teil tuleb suur igatsus, siis te ju saate alati üksteist kirjutada. Jah, ma arvan ka. Sest kusjuures mul on täiega see naljakas, et vaata see tüdruk, kellega ma nüüd sügisel tuli läksin, vaata see, kes mu autot andis ja nii draama on. Tema on siis see Siimu mingi parim, ma tõesti nad on Siimuga parimad sõbrad, tema on tegelikult Siimu parima sõbraga nüüd suhtes on ja see tüdruk helistab mulle nagu ta on mulle mitu korda niimoodi, et ta helistab ja ma võtan vastu ja siis ta ei ütle midagi. Aga sa näed ju, et tema helistab. Ja siis ma olen kirjutanud, kas helistab kogemata midagi ja siis, aga vahepeal oli seda rohkem ja nüüd oli jälle mingi aeg ja siis nagu ma nägin, et helistas, ma olin üldse välja või ma olin väljas, ma olin õhtusöögul, ühesõnaga midagi olin ja siis ma näen, et helistab ja ma alguses olin, et ma ei võta vastu, aga siis ma teadsin, et Siim ja Kelani on koos temaga kuskil üritusel ja siis ma mõtlesin äkki nagu ta helistaks mulle niisama, et äkki juhtus midagi või whatever, mul veits paanika, ma tahan vastu jälle nagu ei ütle mitte midagi, siis ma olengi mingi, et aga kui sa talle kirjutasid, et miks sa ta ei vasta. No siis see tundub eriti kriipar praegu. Ja. Et muidu kui kogemata, siis ütleks, et kuule, sorry, läks kogemata. Ja, et nagu kirjutas, et ma ei tea taskus või. I miss you. Aga kui sa igatsest kirjuta, ma võib-olla ma ei ole enam, ei tegelikult olen küll, või tegelikult ei ole kettas, aga ma sõber ei tahaks olla. Ma ei ole kettasta peale, aga ma vist nagu ei pea suhtlema. Vaata see sõbranna, kellega ma enam ei suhtle. Ma nägin üks päev unes teda. Ma nägin unes, et me olime Kätuga restoranis ja nagu mina pidin takso peale minema ja siis see endine sõbranna pidi siis ise temaga kokku saama. Aga kuidagi nagu taksot ei tuldi ja siis tema juba jõudis sinna ja me istusime seal laua taga koos ja siis ta nagu rääkis midagi ja viskas mingit nalja. Ja siis ma mäletan, et ma hakkasin nagu naerma, siis ma ütlesin, fuck ei, ma ei tohi nagu, ma pean tõsine olema. Ma mingi olgu, ma lähen minema, jooksin minema, siis ma olin mingi I cannot laugh, sest et muidu ma annan alla. Muidu sa annad alla, aga kui sa ärkesid, mis tundeid see sinust tekitas? Mingid, lihtsalt mõtlesin, et huvitav, pole ammu unes näinud teda. Ja vaata, ma olen selline inimene, et nagu ma ei tahaks nagu selles mõttes, et nagu see minu see sõbranna, ta oli tegelikult väga nagu hea inimene, hästi hea suure südamega inimene ja kuulsin mingit uudised tema kohta ka ja mul on nagu väga hea meelde üle, et nagu living her best life, nagu ma aru saan. Aga lihtsalt mul on nagu tähegi see, et kurat, nagu mul on nagu nii kahju, et kui ta nagu, sest et ta valetas mulle ja ta valetas nii tuimalt ja mul on nagu see, et kui sa valetad mulle nii tuimalt, I cannot go back, sest et muidu nagu, sest et ma kardan. Aga samas selles suhtes, et eks meil ole neid sõpru piisavalt ka juba, et pole vaja tagasi. Ei ole sul mingit? Ei ole sul mingit sõpru vaja, Kristjan, shut the fuck up, ma võtan järgmise kirja. Võta järgmine kiri. Usklik või mitteusklik, selles on küsimus. Okay. Hei, sõitsin juulis maale ja kuulasin teie usuteemalist osa. Naljakas oli see, et sõitsin just õigeusu Jaane tähistama ja tol hetkel, kui kuulasin, ei viinud üldse pilti kokku. Õhtul, kui seisin kirikus, hakkasin kõike kokku panema, et kuule, see, mida ma teen, on ju ka usuga seotud. Vau, geenius, istus kirikus, oli mingi ossa. Nimelt meie maa kohta asub 100 meetrit õigeusu kirikust ning minu jaoks ei ole kunagi see olnud usklikuks olemine või muu taoline, vaid lihtsalt normaalsus või traditsioon, mida olen teinud lapsest saati. Muidu sa kasvasid järelikult usklikus peres, kus sa käisid kirikus kogu aeg. Ega ei öelda ju, no nii usklikud lapsed, lähme oma uskliku perega. Ja mitte usklikud, minge sinna poole. See on normaalne, et käime iga aasta kirikus, võtame armulaual saia koos veiniga ning hiljem sööme haudadel. Niisiis tahtsin lihtsalt teada anda, et on ka neid inimesi, kes on ristitud ja teevad läbi usuga seotud rituaale, ehk siis justkui on usklikud, aga samas seda endale teadvustamata. Piiblit ei loe ja igapäevaselt usule ei mõtte, aga küll väike usk on sees, et kui sel aastal armulaual ei käi, siis asjad pekki lähevad. Tänud, et autosõitude ajal mind podcastiga lõbustate. No jah, selles suhtes, et enamus inimesed ma ikkagi eeldan, et kui sa ikka iga päev käid või tegelikult kui sa kord aastas käid, ja mingil asjal vaata, et nagu mina käin Pühajärve Jaanitulele ja mõni käib kirikus, see ei tähenda, et sa elad Pühajärvel ja nagu samas Pühajärve, pühad, kirik, Jeesus, Jesus ja ei tegelikult et kui sa tõesti mingi aastas korra, siis nagu ja sa ei mõtle usu peale, sa ei loe piiblit, siis
aga see ei tähenda, et see ei ole usklik ka samas, sest et sul on mingi usk on sees. No ma räägin, et see usk on nagu nii lai mõiste, et mina usun ka mingeid asju, vaata. Me kõik usume mingeid asju. Ma usun kõike, kui aus olla. Mina usun vist ka kõike, mis mulle öeldakse. See on nagu päris naljakas. Ma ei mäleta mingi olukord ka hiljuti, keegi ütles mulle midagi. Nagu tegi vist nagu nalja ja siis me oleme ka okei, siis teeme kõik listi. Mul on ka ülitihti niimoodi, et keegi teeb omast nalust nalja ja ma kohe usun. Ja siis me oleme mingi et miks sa usud, miks sa peaks oletama mulle. Ühesõnaga, ütleme nüüd inimestele head aega ja teistele anname kingitusi, nii et kelle kirja me praegu ette lugesime, siis teie ka ootele, teistele adjöö, ärge raisake enam oma aega, kasige siit podcastist minema. Ja näeme juba järgmisel nädalal. Nagu Tšau. Nii. Ja annamegi siis järjest vangistatud advokaat Magda. Ma tahaks sellele sõbranna asjale mingi kingitus anda ka Mediron äkki või? Mis see sõbranna on? Võt see suhe. Okei. Võta nii Magda vangistatud advokaat. Anna siis Mediron sellele sõbrannaga vees. See lõpetamise puhul saad väikse kingituse meilt. Ja kadunud stringid siis Peninuki. Nii Peninuki. Ja siis kas ma peaksin kõrvalt panema, tema saab ulaka kaunitari, ongi hea saada oma mehega midagi võibolla proovida. Ja ei peagi kõrvalt panema. Kadunud stringid, Peninuki ja siis ulakas läks. Kas peaksin kõrvalt panema? Nii, no aga tehtud. Juhu. Ja nüüd teile ka head aega ja näeme järgmine nädal. Tšau. Bye.